ES4 Romeo Charlie. Nüüd siis järgmine ballooni katsetamine, balloon number 2. Aga räägime veel sellest balloon number 1-st. Jäi mainimata, et selle mähis on keritud elektritraadist, elektrijuhtmest, millel on peal silikonisolatsioon, siis kuumakindel ja traadi läbimõõt on 2,5 ruutu. See selleks, lähme siis edasi. Järgmine balloon, mida kavatsen mõõta, on siis keritud 2 Philipsi violetse rõnga peale, pandud, liimitud kokku, teflon isolatsiooniga isoleeritud ja samuti teflon isolatsiooniga traat õpetatud juhe. Keerde on siin peal 17 või oli see 18. Ja kas selline ka kannatab rohkem kui 100 vatti, ei tea, see selgub siis, kui katsetama hakkame. Koormuseks on siis jälle 400 ohmi siin takisti. Siin on võimalus siis valida, aga momendil mul on muidugi suhtega 1:4, siis järelikult on 200 ohmi takisti, mitte induktiivne. Nüüd läheks siis edasi mõõtmiste poole peale ja siit me näeme, et sagedusel 28 MHz selline balloon omab 1,4 SVR-i ja takistust 59 ohmi. Nii läheme siit allapoole, 27 MHz on 1,3 SVR, 56 ohmi. Veel madalamale muudame astmikku. 24 MHz, 25 läks 24 MHz on 1,2, 50 ohmi. Pole paha. 21 MHz, 1,2, 44 ohmi. 18 MHz on 50 ohmi, 1,1. 14 MHz, 14, 280, 1,2, 53 ohmi. Kas liume siit 10 MHz-ni? 10 MHz on 1,3, 75 ohmi. Muudame astmikku ja võtame järgmise sageduse 7 MHz, 1,2, 73 ohmi ja lähme edasi madalamale 3,7 MHz, 1,1 ja 67 ohmi ja 1,8 MHz, 1,1, 59 ohmi. Selline mõõtmise tulemus, mis selgub siis, kui siia nüüd võimsust peale anda rohkem kui 100 vatti. See selgub katsetuste järgus. Suur tänu!